Arvate siis, et Elisperes tehti selline heategevuslik päev Austraalia loomade jaoks, te olete neid loomi ju palju uurinud seal ja korduvalt käinud Austraalias. Kas ma neid loomi uurinud, aga kõik putukaid uurinud. Et iseenesest muidugi hea mõte, et toetada neid nendes hädas. Kuigi oma hädades on nad teinekord seal ise natukene põhjustanud seda, aga päevu selline väga hea. Ja millist abi need vajavad Austraalia loomad ja putukad või ütleme, millist abi nagu Austraalia inimene vajab ja loodus, mida vajab just? Terve see maailma loodus vajab juba päästmist ja häda ja tegelikult võiks olla mõni selline toetuspäev ka Eesti looduse jaoks, et mitte ainult, et me toetame Austraaliat, me võiksime ka Eesti loodust toetada, et praegu läheb see abi Austraaliasse, seal tõesti oli kahju suur, metsad põlesid üsna hädasti ja võib-olla palju neid süütuid loomakesi, kes ei peaks kannatama, siis said häda ja väga tore. Teil on siin päris suur putukakogu, mida praegu inimesed huviga uurivad. Kas need putukad on nüüd kõik pärit Austraaliast? No jah, ei olnud mõtet muud ju panna, kui juht on Austraaliast, siis on Austraalia putukaid. Siin on siis Soolajärvede äärest, see on liivikad näiteks ja siis järvede äärest näiteks kärsakad siin kogutud. Missugune kõige arvuldasem, kus Austraalias on? Kõige arvuldasem? Ma arvan, et seal on isegi üks tirts, väga ilusat värvi, erkpunast värvi, mul seda siin ei ole, see on sellepärast ongi nii haruldane, et keegi ei leia teda eriti. Ja teatud kohtades ainult, võib-olla teda üksikutes kohtades võib teda üldse kohata. Kui sinna kohta pole sa juhtunud, ega siis eriti ei näe ega ei leia. Ja need on kõik enda kinni püütud või saadud? Ikka. Ise enda käed ja enda oskused. On need niisugused, putukaid ise on jagada kasulikud ja kahjulikud, aga mõni mürgine on või mõni tingimata vajalik, nagu meil mesilased on looduse kooskõlaks. Ma arvan, et siin on kõik vajalikud, kui mitte muidu, siis vähemasti kellegi söögiks. Et me ei söö seda ära unustada, et linnud toituvad, sisalikud toituvad, maod toituvad putukatest, nii et toiduks on neid ikka vaja. Kas mõni putukas on Eestis ja Austraalias ka samasugune? Küll liiki ei ole, aga perekonnad küll on teinekord samad, jah. Väiksed jooksikud näiteks, sugukonnad kattuvad alati, aga isegi perekonnad kipuvad olema nii, et... Kuidas Austraalias niisugused loomad nagu kängud elavad? Väga hästi elavad. Jah. Sest väga hästi nad elavad, nende rohumaid on palju ja süüa on palju ja võib-olla nagu meil metskitsed, et mis on metskitsel häda on, mitte midagi. Mida üldse maailma niisugust ökoloog tasakaalust arvate ja millised suuremad ohud siin on? Oota, kuidas ma? Mida arvate üldse maailma ökoloogilisest tasakaalust ja millised on suuremad ohud? No eks ta veidi enda tasakaalust väljas, inimene on see oma tegevusega ja see kõige suurem oht ongi võib-olla mitte kõrbealad ei hävi, aga metsaalad kipuvad hävima. Inimene tarvitab puitu ikka väga palju, küll mööbliks, küll kütteks, küll lehtedeks, raamatuteks, paberiks, ütleme niimoodi. Et selline ilus kõrbemaastik, see säilib ilusasti, sellel pole ta midagi. Mitu korda olete käinud üldse Austraalias ja kuidas selle maad talute, kliima, kuidas seal on? Ja seal on väga hea kliima, ma olen 3 korda käinud ja tegelikult seda kuumust seal, kui ta väga 45 kraadi kuum on, siis on natuke raske, aga 30 kraadist kannatab, sest ta ei ole niiske, ta hästi kuiv. Et üks köha ja üks nohu tuleb vähe, vist ta üldse ei tule. Jah, ja tegelikult kondivalust saab hästi lahti ja väga mõnus. See on ka eukaliptipuid palju, nagu eukaliptiõli on seal, et see on tervislik või ma eksin? Austraalias on hästi tervislik kliima, jah. Jah. Aga aitäh teile, vabandust.